tere hommikust, kell on meil 9:45, äratuskell pandud 9:30. Ma rahulikult ärkasin, tudusärk seljas, panin lihtsalt püksid jalga, mütsi pähe. Ja ma lähen käin siin samas poes, sest et mul ei ole kohvipiima ja ma ei suuda ärgata ilma kohvita. Nii et ma tahan lihtsalt kiiresti selle kohvipiima poest ära tuua ja siis ma saan oma kohvi juua ja minna rahulikult tänaste toimetuste juurde, sest et ma vajan täna väga seda õiget hommikut. Excuse me, see pood on kinni, ma olen kunagi näinud. See pood on kinni niimoodi. Mis kellest see pood lahti tehakse siis? Ütleb kümmest. Mida? Kell on 53. Ongi 10. Mine kuidas, siin on päris palju inimesi ja mulle tundub, et keegi ei teadnud, et sul pood 10 lahti tehakse. Mida kurat? Ciao, Susu! Ciao! Ma ostsin omale poest enda lemmikvõid ka, see on selline väherasvasem. Nii et ma saan täna teha seda õiget munavõid. Ma koorin munad ära, purustan ära, segan võiga. Panin juba riisipirukad ahju soojenema, söön käbe ära ja lähengi pesema, sätin ennast valmis ja siis juba räägime. Mul on nagu väga kiire, kell on 11:14 ja ma lubasin 11:30 Anetile, et ma hakkan sõitma, nii et kui Anet seda videot ükselt YouTube'ist näeb, siis ta nagu teab, millega ma tegelikult diilin, on ju. Nii, mul on vaja teile asju näidata. Mõtlesin, et ma näitan siis kiiresti, mis mu viimase aja saagid on. Esiteks kohe selline CC-kreem. Ma ei ole seda veel proovinud, nagu sa näed, see on pakendis. Ma otsisin mingisugust sellist jumestuskreemi või jumestuskreemi, sellist mingit kreemi, mida ma saan nagu sõrmede peale panna ja siis nagu õõruda oma nende lillade silmaaluste alla, sest et ilmselt sa oled näinud, et mul on tegelikult väga-väga tumedad silmaalused. Ja lihtsalt nii on, ma ei tea, miks nii on. Kui sa tead mingisugust lahendust sellele, siis palun jätta mulle see hint siia kommentaaridesse. Siis, mis mul veel on? Siis teine asi, mida ma täna proovida tahan, on Normalist sellised Sweet Looks Ghosted magneetripsmed. Ma ei teagi täpselt, kuidas see toimib, pole jällegi varem katsutanud. Teisipäeval ma saan juba ripsmed on ja 2 päeva pärast. Nii et võib-olla täna on see ainuke päev, kui ma suudan seda katsetada, aga samas mul on mingi 10 minti aega, nii et ma ei tea, kas ma jõuan. Siin, nagu ma aru saan, tuleb panna seda lainerit. See on mingi magneetiline lainer ja siis sa paned need ripsmed sinna peale. Ma ei tea, kas see õnnestub mul või see on totaalne fail, aga see on TikTokis mingisugune väga populaarne ting, või vähemalt oli siin mingi aeg tagasi. Siis, kui ma otsisin seda CC-kreemi, sest ma ei ole seda varem kasutanud, siis ma leidsin oma kotist veel sellise, mille ma olen laeva pealt endale ostnud ilmselt siis, kui me läksimegi Kubuga viimast korda Eesti.
ja ma isegi ei mäletanud, et ma selle ostsin. Mul on dušikellid küll otsas, praegu mingisugune viimane talvi lõpp, aga see oli väga vajalik leid praegu seal kotist. Ma isegi ei mäletanud seda. Siis järgmiseks. Ma olen eluaeg neid tahtnud, aga ma ei ole nüüd mitte kunagi raatsinud osta, nii et nüüd mul on need. Ma saan õhtuti normaalselt nägu pesta, niimoodi, et see vesi ei niriseks igalt poolt alla. Loomulikult uuesti need kulmude wax stripsid, väga head, väga mugavad. Ja siis Anett andis mulle sellised juuksepikendused. Ma ei tea, kas minu tooniga sobivad. Võib-olla ei sobi, võib-olla on natukene liiga siuksed kollakad. Mul on nagu otsad päris siuksed heledad. Tahaks neid kunagi proovida, aga praegu ma kahjuks ei jõua neid proovida. Ja siis õhtul, mida ma teha tahan, on jalgadele selline mask ja minu lemmik näomask. Siis, mida ma veel siin vahepeal katsetasin Normalist, on selline keellakk ja selline väikene lambikene. Mul on praegu küüsikabule peal, siis ma vahepeal kasutasingi seda lillat lakki siin. Aga kuna mul on küüned lihtsalt nii pehmed praegu, siis need otsad nagu murduvad ja see keellakk tuleb päris lihtsasti hakkab maha kooruma ja siis mul jäävad kohe küüned taha ja ma nokin selle ise endale maha. Nii et sellepärast mul ei ole praegu mitte midagi, et mul on nagu väga-väga õrnad küüned. Ma pean nüüd neid natukene aega kasvatama. Las need tipud, kus need kõige õnnemad kohad on, las need natukene kasvavad välja ja siis tahaks mingisugust teist värvi ka. Ma tahaks varvastele punast, nii et äkki täna, kui ma Normalisse lähen, äkki ma ostan siis varvastele sellise punase laki ja siis ma saan õhtul kohe selle ära proovida. Aga nüüd me teengi endale kiiresti kulmud ära ja siis proovime juba seda CC-kreemi ja vaatame, kas me saame nüüd ripsmed ka endale peale. God, nagu mu nägu nii kuivab täna, mis mõttes just täna. Oh my god. Täna ongi siis selline päev, kus me lähme Anetiga shoppama. Tõenäoliselt see jääb väga pikaks ajaks viimaseks shoppamiseks, sest et Anett kolib Eestit tagasi järsku lihtsalt, ma ei tea, kõik inimesed kolivad siit Soomest minema. Nii et jah, ma tahan käia natukene ringi kangapoodides, sest et mul on üks unistus olnud päris pikalt. See on natukene selline secret project. Aga kui kõik hästi läheb, küll sa siis varsti juba kuuled sellest lähemalt, et mis mul siis mõtted ja plaanid on. Ja siis loomulikult käime ka mingites muudes poodides, nagu Normal, Tiger, Stockmann, Lidl. Homseks on vaja mingid toidukraam osta, värgid-särgid, et siis teeme sellise ostmise ka kohe ära. Nii. Kulmud on pekki läinud, aga katsetame siis seda. Vau, see on selline valge. Vau, see on valge. Kas see nagu... Okei, ma lihtsalt proovin. Ma ajan selle laiali. Ma ei tea, kas sa näed seda, mida mina näen, aga ma olen nagu näost täiesti punaseks läinud. Ma saan aru, et nüüd see värk aktiveerus. Aga ma näen välja, nagu ma oleks solaariumis mingi üle põlenud. Oh my god, ma ei kujuta ette, kas sa näed seda, mida ma näen. Oh my god, vaata seda. Ütlen nii palju, et kui ma oleks teadnud, et ma praegu selliseks muutun, ma ei oleks seda praegu hakanud katsetama. Uusi asju tuleb katsetada siis, kui sul ei ole mitte kuskile minekut. Miks sa juba jupid? Oh my god. Teate, see näeb nii halb välja ja ma ei tea, mis ma tegema pean. Ma pean hakkama sõitma. Mul ei ole aega seda fiksida, aga see näeb nii halb välja. Oh my god. Ma ei tea üldse, mis siit peale jääb, aga ma olen nagu see 12-aastane, kes ennast esimest korda jumekaga meikindi, siis ta on kõik nagu laiguline. Vaata, kunagi oli mingi hullult tumedad jumekad ja siis kõik olid mingi laigulised ja need ääred olid siit kõik näha ja ma tunnen ennast praegu täpselt nagu oleksin see. Ütleme nii, et mu sinised silmaalused on endised sinised, aga ma olen lihtsalt igalt poolt mujalt nagu. Ma panen natukene silma alla veel. No tšau! Kuule, mul läheb paar minutit kauem, sest ma proovisin esimest korda seda CC-kreemi praegu ja ma näen välja nii naljakas. Mis mõttes naljakas? Ma ei tea, see näeb nii tume välja, see läks nagu nii tumedaks. Võibolla see nagu suvel... Ma seda nagu hästi vähe vaata, ei ole seda korralikult laini oli. Jaa, noh, ma sain aru jah sellest.
ja ma olen seda heledamat kreemi pannud või nagu heledamat seda peitekat ma olen selle õue alla pannud ja siia allapoole vaata, et see jääks nagu nii tume rant vaata. Selle kaelaga, sellepärast, et mul teeb ka suht tume vaata. Aga seda heledat ei ole mitte kunagi saada. Siis ma pidingi see tumedama võtma. See on praegu tumedam variant või? Ja see on see, mis ma nagu tellisingi vaata, mida ma nagu varasemalt nagu kasutanud on ja. Aga siis ma vaatasin, et mingi veel heledam on saadaval, aga seda pole kunagi saada. Okei. Siis me eelmine aasta kasutasin sama, mida me praegu kasutame on ju. Aga siis ma nagu ei saanudki väga aru, et see nii tume on vaata. Siis ma käisingi nagu mingi umpa-lumpa vaata. Oh my god, see on kindlasti suvel väga hea, kui sa oled juba päevitanud ja siukene veits jume. No kui sa vaata seda itse rusketa kasutad, siis võib-olla on see eravaata väiksem. Jep. Ühesõnaga, ma natukene üritan seda kõike fiksida. Ja siis ma annan sulle kohe teada, kui ma hakkan sõitma. Tavaika. No, tšau. Ja teate, nende ripsmetega on praegu küll mingi naljakas asi. Ma ei saa neid vist proovida, sest et ma ei ole väga kindel, aga see liim või ma ei tea, see liner, see on nii paks. Mulle tundub, et see on ära kõvanenud. Ta on nagu siukene, ma ei tea, kas see on nagu õige asi. See tundub nagu kõvaks läinud. Ma ei saa siukest panna, kus on nagu siukene suur tükk otsas. Nagu see ei tundu õige. Nagu ma ei usu, et see on õige. Ma ei tea. Ma ei usu, et see on õige. Ja kuna mul seda aega ei ole, et siin midagi perse läheks, siis ma ei hakka seda praegu katsetama. Sorry täiega, sorry. Nii et lähme ruttu shoppama. Ei tea, kas peab korvi võtma igaks juhuks. Vaata, kui cute'id need on. Aga mul on nii õhukesed juuksed, et ma ei saa kanda neid. Mingid ülipopid asjad on sellised lipmaskid. Mu õde ka kiidab neid täiega. Tahtiski, et ma võtaksin talle ühe. Ja ma mõtlesin, et ma võtan talle arbuusi oma. Ma loodan, et meie maitse selles osas kattub. Siin on veel õuna, maasika, cherry. Ma leidsin mingisuguse uue asja Normalist. See on Jellimist Keeldu Water Fixing Spray. Ma ei tea, Revolution ema. On huvitav, aga ma ei julge proovida. Nii, siin ongi siis kõik need keelid. Minul oli mingisugune selline toon. Ja ma tahaksin varvastele mingisugust punast. See näeb küll päris hea punane välja. Ma võtan vist selle, aga siin on mingi tumedam ka. Kuigi nad näevad siit pealt nagu suht sarnased välja. Üks on nagu erksam, teine on tumedam. Ja näete, nüüd on tulnud neid tutikuid ka, selle sama omasid. Need on hästi siis populaarsed samamoodi TikTokis, aga tookord neid ei olnud lihtsalt saada ja ma ei ostnud seda ja ma võtsingi siis selle, aga seda ei olnud eelmine kord saada. Aga no ma sain üle ka nagu nii sellega, nii et minust jäävad need praegu poodi. Nagu vaadake seda, kui hea meigikott. Kõik on sorteeritud. Kõik on reaalselt sorteeritud. 13 euri. Vau. Koeraga. Mida pekki? Linnu. Kiisu vä? Oh my god. Vaadake seda. Need maskid on siin praegu, saad aru, 1,90. Ma pean endale võtma. Kuigi mul on see kollane veel tegemata, mida ma tahtsin õhtul teha, aga ma praegu vist vajan seda super niisutavat. Mul oli hommikul nägu nii kuiv. Need on ka praegu nagu nii ägedat värvi. Ma alati ostan siit ja mul on olnud mingisugused roosad, pruunikad, sinised, lillad, aga siin on nagu kõike. Siin on räigelt suur valik neid Tonise šokolaade ka, aga siit me praegu midagi ei osta, sest et järgmine nädalavahetus me läheme Kätuga Amsterdami ja me läheme sinna šokolaadivabrikusse, mis on see päris õige. Me saame teha enda lemmikmaitselised šokolaadid. Kas see on see koduleht või? Ma tahan nuusutada. Lasid seda kuskile?
ma ei tunne. See on nii mõnus, see lõhnab nii hästi. Ma tahaks tõesti endale mingit sükest head kodulõhnast teha. Vaata, me tookord juba rääkisime sellest, et peaks olema mingi ülihea. See kätekreem on lihtsalt ülihea lemmik. See lõhnab nii hästi. Joo. Ma kasutan kodus seda käteseipi ja see on nagu ülihea lõhnaga. Love it! Ma leidsin nii sellise minuka pusa. Essential Line. 7 €. Ma ei tea, kas ma peaksin selle ostma. Okei, ma ei ole nii kaua shoppamas käinud, et reaalselt ma ei teadnud, et poes on nagu nii ägedad asju tulnud müügile ja mulle hullult meeldivad New Yorkeri riided. Ja vaadake seda. Lihtsalt see näeb ka täiega minukas välja. Ma pean seda proovima. Minu eesmärk ongi, ma tulin sama jakiga praegu poodi, millega ma lähen järgmine nädalavahetus Amsterdami ja mul on vaja siia alla leida mingisugune pehme selline, mitte pehme, mingisugune pusa, et ma olen nagu kihiliselt riides ja see võib-olla oleks nagu päris hea siia alla. Mul on mingit pükse ka muidugi vaja. Nii, me oleme jõudnud nüüd omadega Juski. Mul läks New Yorkeris mingi 76 € ja ma ei ole ikka veel sinna kangapoodi jõudnud, kuhu ma jõuda tahtsin. Aga vaata, mis ma leidsin nagu. Vaata seda lampi. Nagu oleks mul öökapp või öökapid ja madalvoodi. Mine pekki, ma täiega tahaksin seda. Tegelikult see oleks isegi suure laua peale nagu nii ilus. Vaata seda. See maksab 5,50. Mine pekki. Mine pekki. Ja mine pekki. Vaata seda. Need maksavad € praegu. Ma kasutan kassidel neid sellised snäkialustena. Kui me sushit teeme või midagi, siis need on sojakastme alused. Ja üldse on siia mingisuguseid tippe ja asju nii hea teha. Sorry, ma pean võtma paar tükki neid. Mul on haigus seepärast koostada vastu. Ma võtan 4 tükki. No siin on mu need taldrikud. Need suured taldrikud on praegu nagu nii soodsad või. Täiega eelmine kord kahetsesin, et ma neid suuri ei ostnud. Mul on need kausid ja need on mul lemmikud. See on ka nii ilus. See on täpselt nagu siuke viinamarjadele või mingitele asjadele vaata. No see oleks nagu täpselt ideaalselt mulle koju. Mul on ju sellise stiiliga vaata igasuguseid asju. Aga vaata, mis ma siit poolt leidsin. Mingi laudlina. Nagu siukeste erinevate lilledega. Mul on seal ahju peal käterätik, mis on samasugust värvi ja seal on mingid siuksed väiksed tikandid peal. Lillede tikandid. Nagu nii ilus. Kas see maksab nüüd 4,50 või mis see maksab? See maksab 12,50 ikkagi. Jah. Padjad, pleedud. Ei ole võimalik. Vaata. Kui see ei ole Cutie 2000, siis mis see on? See on nii armas. Mul oli vaja uut vaipa ka. Ma tahaksin uut vaipa. Vaata, mul oli esikus selline mingisugune vaip on ja kuna Kubu oksendas selle ju täiesti täis, siis ma viskasin selle eile lõpuks minema. See oli tõstetud rõdule, et äkki saab puhastada, aga ma ei viitsinud hakata üritama. Ja siin juba on midagi natukene, mida ma mõtlen või mida mul vaja on. Siin on ka üks pehme. See on nagu, ma ei näe, pehme. Aga huvitav, mis ta hind on. Siin all on need tedimaterjalid ka, vaata. Ta ei ole küll nii pehme, aga ta on, ma ei näe, 50 € meeter, saad aru? Kas meeter nagu terves pikkuses või meeter korda meeter, kuidas seda võetakse nagu? Aga kas ma näen siin pool?
aga see on kõva. Ma leidsin siit ühe siukse valgekat, see on nagu siuke kõvem. Ja ole mõnus, mul oleks vaja nagu hästi siukest mõnusat pehmet materjali. Natukene võib-olla nagu siukene dedikas. Midagi siukest, noh nagu ma enne leidsin. Aga muud ei ole ka ainult need. Noh, see on nagu reaalselt kõige parem leid. Aga ta on väga-väga kallis. Ma arvan vähemalt, ma ei tea nendest asjadest midagi, aga 50 eurot meeter tundub nagu veits kallis. Kui te tahate mingisugust ülihea lõhnaga kätekreemi, siis This is the way to go, see on lihtsalt parim, see on nagu oh my god, kui hea mangolõhn, see on uskumatu, ma pean selle ära ostma, see on praegu soodukurgaga 4,50. Me nii väga tahtsime tulla siia Lidl Outletti, aga see on kinni täna. Nii et lähme siis käime lihtsalt Lidlis, võtame toidukaubad ka uueks nädalaks ja väga erinevad inimesed. Pepsi. Ja. Muna tahtsid või? Okei. Mul on siin 4 kotti ja mul on vaja nendega üksi ülesse minna. Need on toidukotid. Toidukotid on päris rasked. Okei, see New Yorkeri ja normali kott ei ole rasked, aga need teised on rasked. Nii kahju, et Rolandit kodus ei ole. Mõtlesin, et ma näitan siis ka kiiresti, et mis ma poest sain. Kõigepealt ma võtan ette siis Lidli kaubad. Lidlis me käisime Anetiga koos ja ma ei osanud mitte midagi sealt võtta. Ei olnud mingisuguseid söögiideid Anetil, ei olnud mingisuguseid söögiideid minul. Tavaliselt me teeme suhteliselt sarnaseid asju süüa, aga lihtsalt praegu on mingisugune periood, kus lihtsalt mitte midagi ei isuta. Välja arvatud kala, mida ma ostsin Prismast, aga okei, sinna me jõuame veel. Lidlist alati ma võtan 2 pakk kokat. See maksab 3 eurot, need on 1,5 liitrised pudelid ja siit ma saan veel 80 senti tagasi pandi pealt siis. Ehk siis Coca-Cola on räigelt odav võrreldes Eestiga. Siis jääsalatit, koriandrit. Koriandrit panen siis tortillade vahele. Võtsin külmikusse 2 pakki friitaid. Siis proteiini jogurtit, 2 tükki olid 4 eurot. Praegu oli mingisugune soodukas, ehk siis 50 senti sai mõlema pealt siis kokku alla. Hakkliha maitseaine, kurk ja Anett leidis mingisugused sellised riisipallid, paneeritud veiseliha ja mozzarella juustu riisipallid. Ei tea, pole kunagi näinud. 2,99 soodukad olid, nii et mõtlesin, et proovime ära. Anett ise võttis mingisugust kanataskut, kus oli siis mingisugune porganditäitis. Tema proovib siis selle ära, mina proovin selle ära ja siis me jagame, et kuidas oli ja kas tasub osta. Aga Prismast võtsime siis salatit, kanafileid, tortillasid, Texas Beati, see on ülihea, kui sa tahad kanale mingisugust natukene vürtsikat kastet teha. Ma pärast räägin sellest, pärast teeme seda koos. Kirstomatid tortillade vahele. Till, et teha kreeka jogurtist, ma ei tea, kas siis riisile, äkki ma loodan, et meil on riisi kodus. Siis ma teen kreeka jogurti tilli siukse kastme. Kalapalakene. Kala praegu soodukaga ei olnud. Aga selle kilo hind oli siis 19 midagi ja see pakk oli 9 midagi, see on pool kilo. Siis veel juustukera. Juust on ka Soomes mega odav, kuna siin on ju teema praegu, et eestlased hakkavad käima või osad võib-olla käivadki Soomes siin poes, on ju. Sest et siin on palju odavam ja kohati tundub ka mulle, et tõesti siin on palju odavam. Kilone juustukera maksab 5,39. Ma ei ole Eestis süükest hinda näinud. 3%-lised fetakuubikud tortillade vahele, ranchi tipp tortillade vahele kastmeks, mangokuubikud, et ma saaksin lõpuks smuutit teha. Mul on smuuti materjal olemas ülejäänud, aga lihtsalt mangokuubikuid polnud ja sellepärast ma polnud saanud teha. Ja siis veel 2 pakki kodujuustu, ühe viin töö juurde, et pudrule saaksin panna ja teisest läheb siis sinna kannadele kastmeks. Nüüd aga ma mõtlesin sellist asja, et kuna täna oli ju shoppamise päev, mida ei juhtu ilmselgelt iga päev, siis
nagu kord ja kohus, me teeme ikka siia korraliku hauli ka, sest et ma tõin natukene stuffi endaga koju kaasa, mida võib-olla ei oleks pidanud koju kaasa tooma, aga ma ei ole, ma arvan, pool aastat võib-olla liigeldus, aga ma ei ole väga pikalt shoppamas käinud. Ma olen käinud jah Normalis vahepeal, ostnud nipet-näpet asju, aga ma ei ole käinud riiete poes näiteks nagu väga pikalt. Ma siin vahepeal oli täiega Vintage'i lainel, ostsin Vintage'ist mingisuguseid riideid, näiteks seesama jakk, mis mul täna seljas oli, selle ma sain Vintage'ist kuuekaga, see on Pull&Bearsi oma, üliheas korras, kõik värgid-särgid. Et ma ei ole nagu poest endale riideid päris pikalt minu meelest ostnud. Ma ei tea isegi, mis see viimane see oli, ühesõnaga. Aga alustamegi siis kohe algusest, alustame Normalist. Normal oli esimene pood, kus me käisime ja ma võtan tšeki ka endale siia kõrvale, et ma saan teile need summad kohe öelda, mis kui palju maksis ja sa saad võib-olla võrrelda siis, et kui palju sarnane toode maksaks Eestis. Võib-olla oleks huvitav, ma ei tea. Alustame siis kõigepealt sellest maskist. Ma tahaksin seda maski täna õhtul teha, sest et see on selline super niisutav näomask ja mul oli hommikul mega kuiv nahk, nii et selle me paneme kindlasti õhtul näkku ja see maksis 1,90. Minu meelest Eestis need on mingisugune 4 kanti või midagi sellist, nii et minu meelest väga hea deal. Siis uued žiletiterad, 4 tükki on neid karbis ja mulle meeldivad ainult sellised žiletid, kus siis on see keeli osa siin üleval, kus seda pole, ma ei suuda neid kasutada, et kindlasti ainult need. 4 tükki pakkis, 15,40. Kui ma nüüd ei eksi, siis ma arvan mingi 2 nädalat tagasi või kuu aega tagasi olid Coopis. Ma ei ole kindel, kas oli 4 tükki pakis, kas oli nagu sarnane pakk, aga võis olla 13 midagi. Ja ma ei tea, miks ma ei ostnud. Ma tahtsin osta, aga ma ei ostnud. Siis ma ostsin sellise punase küünelaki, millega ma kavatsen täna õhtul veel varbad ära värvida ja see maksis 6,90 ja see on siis keellakk. Selline Toonis Fire Me Up. Siis õele võtsin ma sellise Overnight Lip Maski, Watermeloni oma, arbuusi oma ja see maksis 3,20. Mina ei tea sellest väga midagi, ma ei ole seda kasutanud, aga see on vist TikTokis hullult populaarne, mu õde seda kiidab. Minu meelest see on mingi 5-6 purk juba väga lühikese aja jooksul minu meelest. Nii et ma ei tea, pole ära proovinud, aga mu approval on sellel tootel kindlasti olemas. Siis ma leidsin sellise diili, et 2,50 eest ma sain 8 mikrofiiber sellist lapikest, neid läheb majapidamises alati vaja, nii et need on olemas. Ja mulle meeldib, et nad on eri värvi, siis ma saan kasutada köögis ühte värvi, vannitoas teist värvi, vetsupotiga kasutad mingit 3. värvi, et siis on nagu ära sorteeritud ka, et kus sa midagi kasutad. Siis me käisime veel Emotionis, mis on Soomes selline ilutoodete pood, nagu ka Kiks näiteks siin, nagu Eestis on Ideaalkosmeetika või midagi siukest on ja sealt ma võtsin endale sellise NYXi Buttermilk bronzeri, mida ma olen ülipikalt tahtnud, ma kasutan seda põsepuna ja see on ülihea ja ma kindlasti tahtsin ka bronzerit proovida. See oli praegu allahinnatud ja maksis 11,90 ja selle ma võtsin siis Toonis 03 Deserve Pata, selline. Ja kui ma selle ära proovin, siis kindlasti annan ma selle kohta ka tagasisidet. Siis järgmisena me käisime tegelikult New Yorkeris, aga ma jätan New Yorkeri asjad viimaseks. Ehk siis praegu ma võtan Juski asjad ja Juskist ma sain endale siis sellised rätikud. Siin on 3 tükki ja need olid soodukaga 2,50. Taaskord rätikuid kulub alati ja nad näevad sellised ilusad välja ka. Siin on siis 3 erinevat sorti, on selline ruuduline, sellised paksemate joontega, sellised ühemate joontega ja tundub tegelikult täitsa okei materjal. Täiesti tundub niimoodi, et siia saab ilusti käsi kuivatada ja ma usun, et kui neid ühe korra läbi pesta, nad muutuvad nagu veel rohkem imavamaks. Minu meelest üli ilusad, sellised Skandinaavia stiilis näevad need välja, sobivad igasse kööki ja lihtsalt nii cute'i minu meelest, nagu nii cute'i. Ohoh, keegi tahab tuppa tulla. No kes see meil siin on? Tule sina ka. Oi, tule. Ma näitan, mis ma ostsin. Siis
Veel ma sain Juskist sellised kausikesed. Ma ilmselt olen teile varasemalt ka oma sellest sõltuvusest rääkinud, mis mul nende kausikeste vastu on. Need on ülihea sinna taldriku peale panna, siis sul ei ole see kaste muu toiduga segamini. On selline ilus ja lihtsalt vaadake, kui cutie see välja näeb, nagu nii ilus, selline kevadine. Võtsin sellised siis 4 tükki ja aeg-ajalt tuleb neid erinevaid sinna Juski müüki ja siis ma jälle ostan neid seal 4 kaupa. Võtsin tegelikult ka ühe sellise suure, kuhu saab panna siis näiteks viinamarju või midagi sellist, et see on ilus lauale panna. Aga samas, kui mul on köögis vaja ka midagi teha, et kaussi kasutada, siis ma saan kasutada seda ka köögis. Väljast nii ilus roheline, see roheline on ju praegu mingi hullmoodu värk, nii ilus ja sees siis täpselt samasugune. Lihtsalt nagu nii kaunis, ma ei saanud seda poodi jätta. Nii, aga lähme nüüd siis New Yorkeri juurde. Mul oli vaja reisiks mingisuguseid outfit'e, ma tahtsin mingisuguseid uusi riideid ja nagu ma ütlesin, ma ei ole ammu riideid ostnud ja mul oli lihtsalt päriselt see vajadus, et mul on vaja midagi, mingid outfit'e. Ma näitan oma kõige lemmikumat leidu esimesena. Reaalselt mu kõige lemmikum leid, sellised kirssidega rinnahoidjad, lihtsalt nii ilus, see näeb nii ilus välja, et midagi hullu. Tõenäoliselt see on uus toode, nii et see oli täishinnaga 8,99 ehk siis 9 eurot. Siis midagi, mida ma haarasin kassa järjekorras endale lihtsalt pihku, sest see nägi nii cool välja ja mulle tundus, et seda on vaja. Selline crop top särk, mega ägedat värvi ja roheline minu meelest sobib mulle päris hästi. See maksis 5,89 ja ma võin seda tegelikult ka kohe selga proovida, sest et seda ma ei ole veel selga proovinud. Selline ma võtsin lihtsalt sealt S-suuruse, ma ei hakanud mitte midagi proovima. Siukene mega mõnus ja ma mõtlesingi, et see võiks olla nagu siukene kodukas. See näeb nii cool välja, mul jäi küll silt praegu külge, aga ma jätan selle endale näiteks selga. Päris cool. Aga mille järgi ma tegelikult üldse sinna läksin? Olid mingisugused pusad, värgid, särgid. Aga mida ma seal siis leidsin? Oli näiteks õigemini Anett leidis selle ja ta näitas seda mulle. See on selline natukene crop top või ma ei tea isegi, kuidas seda öelda. Ta ei ole nagu täispikk on ja ta on natukene niisugune lühem, selliste hästi suurte varukatega, kapuutsiga, lukuga, nagu üli cool pusa lihtsalt. See kapuuts on nagu niisuguse topeltmateriaaliga hästi suur kapuuts, reaalselt nagu siin alla veel paelad, saad timmida seda enda järgi, varukad, sellised suured. Ma võtsin S-suuruse minu meelest, selline siis, see oli täishinnaga toode, maksis 16,99, aga nagu reaalselt see on selle kevade ja suve toode kindlalt. Lihtsalt vaadake, siit saab timmida veel, kui tahad, et oleks rohkem ümber, mis iganes. Selline. Ja mida ma endale veel leidsin, mida ma arvasin, et ma endale mitte kunagi ei osta, selline vest. See on mingist üliheast materjalist, selline, ta ei ole nagu nahk, aga ta on nagu mingi hullult sile materjal, hullult pehme, nagu kilekas natukene ikkagi, aga ta ei ole kile, ta on nagu veits siuke kummine või midagi siukest, ma ei oskan kirjeldada seda. See oli soodukaga, 19,99, 20 eurot, S-suurus ja mõtlesingi, et see oli siia peale lihtsalt nagu nii hea. Ja miks ma endale midagi üldse tahtsin, oligi sellepärast, et me lähme ju sinna Amsterdami õega, järgmine nädalavahetus reedel, tegelikult juba sõidame, esmaspäeval tuleme tagasi ja mul oli vaja sinna mingisuguseid outfit'e, millega ma ei ole veel käinud. Mulle tundub, et see on kindlasti üks outfit. Ma panin käed taskusse ja ma avastasin, et taskupõhjas on auk, aga noh, suva. Minu meelest see näeb cool välja. Minu meelest see on äge. Ma tean, et see teeb nagu hästi suureks mind, aga samas, keda huvitab. Next, selline. Vaadake seda värvi lihtsalt. Taaskord selline crop top või selline poolik. Alt nagu sellise kummikesega või midagi siukest. See oli ka täishinnaga toode, 14,99, 15 euri. Aga vaadake seda värvi lihtsalt, nagu vaadake seda värvi. Oh my god, see on nii ilus. Selle ma võtsin endale M-suuruses. No praegu jah, mul see kaelus, see alumine särk jääb näha, aga
põhimõtteliselt midagi sellist. Ja samamoodi see on mu teine outfit siis risti peale panna. See ei ole mingisugune kõige paksem, aga samas see must on selle eest nagu mõnusalt paks. Jukene. Nagu, kas see ei ole mitte cool? Jah, see on cool. Minu meelest täpselt samamoodi ülihea leid ja mul on väga hea meel selle üle. Nii, ja siis, nagu te juba aru saite, mul on rohelisega mingisugune teema. Võtsin endale veel ka sellise pusa. Ma ei oleks seda võtnud, kui see oleks täishinnaga olnud, aga see maksis ainult 10. Okei, see oli 10, ma arvasin, et 7. Aga no 10 eest ka suht okei, tavahind 15. Võtsin M suuruse, sest et seda ei olnudki muud ja see oli ainuke, mis ma nägin seal poes üldse. Aga see värv on cool. Mulle see värv meeldib ja mulle meeldib, et ta on siukene nagu oversized. Ka selline suur, nagu nii mõnus, kui me oleme kuskil metsas kämpimas peale visata. Kas või kodus selline cozy, värgid, särgid, minu meelest nagu nii äge, mul on nii hea meel. Minu meelest need on nii head ostud, siin ei ole nagu ühtegi niisama kulutatud eurot minu meelest. Või noh, kas mul neid oli vaja, võib-olla mitte, kas mul seda kaussi oli vaja, võib-olla mitte. Nii et no see pole kõige suurem kaotus, me ei jää sellest veel pankrotti, but no, ühesõnaga oleks võinud säästa, on ju. Nüüd ma natukest aega puhkan ja siis lähme teeme need iluprotseduurid ja prepime süüa ja siis öösel tuleb minna Rolandile vastu. Paneme aga kalaahju majoneesiga, tilliga, kalamaitseainega ja kas sa teadsid, et kui sa tahad kalale sidrunit panna, siis sidrun läheb kõige viimasena. Kalale ei tohi kunagi panna sidrunit kohe sinna peale raputada või mingit viile panna. See teeb kala kuivaks ja nii ei ole lihtsalt kala maitsev, nii et see läheb kõige viimasena peale, põhimõtteliselt serveerides on ju. Ja siis paneme veel ka riisi käima ja siis sinna kõrvale teeme sellise kreeka jogurtist, tillist ja mingisugustest headest maitseainetest veel sellise kastme. Ja siis loomulikult prepime valmis ka selle kana, ehk siis ma panen selle kana marinaadi, et siis on esmaspäeva õhtul, teisipäeval väga hea seda kohe võtta, ei pea hakkama eraldi midagi tegema. Et siis on natukene siukest meal prep'i ka, sest et ma ei viitsi iga päev süüa teha. Mul oli terve veebruarikuu nagu nii hästi, me käisimegi põhimõtteliselt kord nädalas, ostsime kõik asjad, ma tegin esmaspäeva õhtul mingi 4 tundi süüa, ma preppisin kogu nädalaks, no esmaspäevast reedeni, kõik toidud ära, lõunaks ka, saab vahepalad, me saime õhtuti süüa. Ja noh, vahest pidi seal midagi kolmapäeva õhtul natukene juurde tegema, aga üldiselt ma tegin põhimõtteliselt 1 korra nädalas süüa. Ja nüüd terve eelmine nädal ma tegin põhimõtteliselt iga päev süüa. Ja ma ei viitsi seda rohkem. Tuleb teha natukene seda meal prep'i, ma tean, et see on jube tülikas, aga lihtsalt ma pigem võtan selle 1 õhtu ja teen fucking palju süüa. Lihtsalt teengi süüa, kui see, et ma teen iga õhtu ja kõik mu õhtul vaba aeg, mis mul on, läheb lihtsalt toidu tegemise peale nagu. Ma kasutan mingit täiesti tavalist majoneesi, siin on natukene vähem kalorit kui tavalises majoneesis, 481, aga ideaalis ma tahaksin kasutada seda Eesti kõrgemat majoneesi, aga lihtsalt praegu ei ole seda kodus. Ja jätta see sisse alati nagu suhtes ruumikise. Potti ma panengi siis 2 osa vett. Ma panen üks rohkem. Natukene rohkem. Nüüd ma teen siis nii, et ma praen kõigepealt selle kana ära. See on tükeldatud kanafilee, sellised ribad, tükikesed. Võtsin selle, sest ma lihtsalt ei viitsi hakata praegu seda kana ise lõikama. See on natukene kiirem variant, samast nagu odavam, nagu siukene tükeldatud kana või mida iganes. Samal ajal, kui see kana siin praeb, siis ma valmistangi selle kastme neile. Selle kastme jaoks ma siis segan kokku 2 supilusikatäit kodujuustu. Lisan siia 3 supilusikatäit sellist 2% kreeka jogurtit, ideaalist. Panen
3 päris suurt ja siuke templis. Ja nüüd ma lisan igaks juhuks kaalu järgi siin 50 grammi seda Texas Pete'i kastet. Ma panen siia 50 grammi hetkel lihtsalt sellepärast, et kuna Roland seda hot sauce'i väga palju ei taha, ma selle kana jaotan 2 ja endale ma panen siis pärast seda hot sauce'i natukene juurde. Kastme jaotan ka siis nende 2 kana kausi vahel laiali ja siis Roland saab endale natukene siukse vähem mürtsisema. Nüüd ma valmistan ka riisile kastme. Hakin see sisse seda hunniku tilli. Paneme siia sisse veel ka sitroonimahla. Natukene veel. Pisut soola. Musta pipart. Ma panen ka mingisugust siukest särtsusoola siia natukene. Ja lihtsalt segan segamini. Nüüd kiire teistestin ka. Panen tsipakene endale seda Texas Pete'i juurde. Ja siit võiks mingisugune 3 tortillat ikka saada. Endale siia koti sisse kaasa. Ja selle saame kurvi. Ja ongi olemas. No nii, lõpuks ometi kõik olulised toimetused on tehtud, söök on prepitud, köök on korda saanud, endal on kõht täis, tuju on hea, ma olen puhanud. Mõnus nädalavahetus oli. Läks küll väga kiiresti, aga sellegi poolest nagu väga-väga mõnus. Ma sain Anetiga koos aega veeta, me saime shoppamas käia. Igati korda läinud nädalavahetus minu meelest. Ma loodan, et sul oli tore vaatamine. Kui sa suure tõenäosusega vaatad ka minu järgmist videot, siis ole nii kena ja palun subscribe'i minu kanalit. Ma olen väga-väga tänulik selle eest. Ja loomulikult, kui see video sulle meeldis, siis jäta sellele videole like. Ja ega siis muud midagi, kui näemegi juba järgmisel korral järgmises videos. Seniks aga tšau!